mingi punaseks ja siis natuke välja. Punaseks. Kelle see on? Nii, maskingu on ka siis niimoodi. Maskingu, mis ma teen? Nii on. Maskinguga on niimoodi põhimõtteliselt, saate põhimõtteliselt pildist väikse osa välja maskida või siis suure osa või mingi väikse koha välja maskida. Näiteks mingi koht ei meeldida, saad uduseks panna näiteks. Mingi autonumbri märk on peal, seda ei tule kasutada, siis saate uduseks panna. Et ei pea kohe klippi välja võtma niimoodi ja niimoodi poolelt ja saab lõikama. Jah, kui vaja on, et saate uduseks panna. Ma näiteks siis ära. Kui te tahate lihtsalt mäskida näiteks ühe osa välja, siis te jättagi niimoodi. Kui tahate näiteks mingit ekraani osa, võtke nende joonte järgi. Tahate näiteks siit näiteks mingit kaadrit kohta. See oli väga ebatähtne praegu. Saate siit panna nagu pederit natukene. Mis paate, palju tahate. See, et natukene nagu joonet ei ole nagu säädustada. Parem välja. Seda masking efekti unknowing orange'it tahaks niimoodi, et maskingitaks silmad välja niimoodi. Näe, praegu on nagu see hobuse koht. Nagu süke aken näiteks, saate niimoodi panna. Aken uks näiteks, ma ei tea kuidas. Ise võite ma kujuks nagu läht nimetama. Siin on saab. Mask on siin. Siia selle ühe. Liigutate see üles ja panete new insert video track. Siis teed niimoodi, et insert video track või duplicate. Üle mida. Siit võtate mingi teise maski. Võtte siin ka federit. Ja saate niimoodi näiteks mitu klippi panna kõrvuti või ma ei tea. Ise teha. Saate sellist akent ukse maja efekti ja jääst. Aga niimoodi saate vaata nende klipid jaoks, see on päris äge tegelikult. Päris äge asi. Mõtleks, seda võiks ikka isegi mõni kasutada, mõnikord tuleb see kasuks. Ja siis ma näitan teile seda, mida ma alguses, et kuidas ta näiteks hägustada saab objekti. Võtan praegu tavaliseks, see läks kuidagi suureks. Nii. Võtan praegu maski maha ikka. Tavaliselt see klipi. Läks kohe mingi klipi koha. Õuguste koha ikka. Sinatra. Nii. Siis teeb niimoodi, et kõigepealt siis paned siit parem klikk, duplicate track ja ülemiselt trackilt võtate siis maskite välja mingi koha, mida te tahaksite hägustada. Hägustan näiteks selle pildi siin. Ta on enam-vähem siin kaadris selle filmi all, et nad väga välja ei liigu, pooleldi pärast liigub. See ei ole väga suurust. Väga hull. On hästi vaja federit. Ja nüüd saate niimoodi ja võtate siit efekti, kus on video FX koos on blur. Võtate siit medium või extreme või ise teate, mis tahate. Võtate peale, peaks ainult see hobune, aga ma ei tea, miks. Ma võin valema selle. Aha, praegu jäi just nimelt hobune jäi. Ma oleks vastupidi praegu. Nii. Kui ma tahan niimoodi, siis peab olema nii. Et hobune on nagu see
nii-öelda ulunud, et praegu kõik teistsugune. Saate põhimõtteliselt jah, et võtate maski, siit videoks, oi mul on valele sellele panna, sellepärast oli Eevi olnud tõesti. Ma panin küll õigele. Nüüd näete, nüüd ma saan korda. Põhimõtteliselt nüüd on see siin nagu mingi, saate põhimõtteliselt nagu hall-efekt, ma ei tea, et ta on nagu kuskilt ajast on või ta ei ole nagu siuke, ta ei paista nagu päris nagu kuskilt mõelda. See on väga äge efekt tegelikult. Nii vaatame, kus see jääb. Te näete, et siin on see kogu aeg, et see ei liigu ära, et see tahab muidugi kaasa liigutada, see maski, aga põhimõtteliselt lihtsalt praegu nagu ei liigu, kui nagu objekt kogu aeg liigub, siis läheb see, et peab kogu aeg liigutama seda niimoodi. Siis tõmbate kuhu tahate ja siis saate venitada igast asju teha veel nendega. See ei ole üldse raske, aga see on lihtsalt nagu see, et kuidas te viitsid seda teha ja see on ikkagi masking, aga see ei ole midagi rasket, see suhteliselt midagi vaja karta selles. See on niisugune lihtne värk, aga põhimõtteliselt jah, et kui teile meeldis, siis võite subscribe ida ja vaadata uusi videosid.